tere, head kuulajad, käes on 9. veebruar, Geeniuse digisaade on siin, kus on Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja räägime tänases saates erinevatest uudistest tehnoloogia valdkonnast, kuidas AI vestleb AI-ga ja tundub, et on arendamas omaenda ühiskonda juba siin meie oma kõrval. Räägime internetiteenuse hindadest Eestis, räägime sellest, kuidas masin teeb meile hea tassikese kohvi ja räägime täna ka sellest, et meil on põnevat kirjavahetust laekunud meie headelt kuulajatelt. Selline saade on tulemas. No hakkame siis võib-olla esiteks pihta väikse aruteluga, alustame AI teemast, sest et see on kiiresti arenev teema, kus ega me ei üritagi olla iganädalase ülevaatega täiesti kursis, mis on juhtunud selleks hetkeks, kui me saade eetris on. Aga ikkagi võtame korraks kokku, kes ei ole jälginud uudiseid Claudeboti tegutsemisest ja esiletõusust ja kuidas ta on muutunud iseseisvaks, siis räägime, mis seisuks on see AI jõudnud selleks ajaks, kui me salvestame. Teatavasti Claudebot on siis mõni aeg tagasi välja töötatud selline isiklik AI agent. Ja ma ei tea, Glen, sa vist isegi proovisid seda endale paigaldada, aga ta ei ühildunud sinuga. Oli nii? Jaa, tuleb tunnistada ka, et ma olin üsna õhinas ja võib-olla väga hea, et ma ei jõudnud või tukka lõpuni või vastupidi, sest see jah, juba eelmisel detsembril tegelikult, mitte detsembris, see tegelikult juba ilmus välja, aga jaanuaris käis selline kõvemat sorti pauk ja see agent on saanud juba selle aja jooksul ka mitmeid nimesid ja tänaseks on ta tegelikult muide OpenClaw. On jah, OpenClaw nüüd jah. Ja ta alustas selle Claude nimega, siis oli Anthropic ütles, et Claude on nagu Claude, et see kirjutatakse siis nagu sõrad, et Cloud. Ja et nime tuleb ära muuta. Ja tegemist on sellistes jutumärkides siis häkkerite, kaldkriips entusiastide hulgas väga kulutulena levinud asjaga, mis on sisuliselt koodijupp, mis annab siis õiguse. Koodijupp kõlab nagu kuidagi halvustavalt, vastupidi, ta on ikkagi tehtud selline koodijupp, mis muudab siis keelemudeli sinu arvutis või siis kuskil kaugemal tegutsevaks selliste õigustega, nagu sina parajasti talle heaks arvad anda ja sul on võimalik anda talle tegelikult kõik õigused. Ja sa suhtled temaga läbi mingisuguse suhtlusplatvormi, näiteks WhatsApp või Telegram või ehk et ta on nagu, siis istub seal WhatsAppis kontakt, minu kohalik nii-öelda kratt ja sa talle kirjutad ja siis kui ta on sinu arvutisse paigaldatud, siis tema saab sealt arvutist teha täpselt neid asju, nagu sa talle ütled. Aga see ei ole nüüd selline tööriist nagu siis mis iganes meil siin Gemini'd ja ChatGPT'd on, et sa lähed kusagile ja siis ma ei tea, sikutad midagi alla ja siis kohe hakkab imesid juhtuma. Et ta ikkagi nõuab nagu arusaamist, kuidas jooksevad sul arvutis protsessid, õigused, terminali kasutamine ja kõik muud sellised asjad. Mis muide on kõik õpitav ja tehtav teise AI abiga. Ta on jah, et seal võikski olla küsimus juba, et kui sa sellist AI agenti paigaldad, et miks sa ise pead siis kasutama veel mingit muud AI-d oma terminali käskude jaoks. Aga ikkagi ma jõudsin ka üsna kohe selleni välja, et kui sa ikkagi päris kodus ei ole kõikide terminali käskude ja command line'ide ja kaldkriipsude ja sidekriipsude osas, siis sa oled tegelikult nagu olukorras, kus sa juba tormad pimesi. Ehk et sa hakkad nagu midagi installima, see on käsurea põhine install, sa annad seal mingi super user'i õiguseid näiteks ja siis terminalis sul hakkab mingi jõuda möll pihta. Ja siis sa nagu vaatad seda sellise suhteliselt nõutu näoga ja mõtled, et oi kui äge see saab olema, kui see valmis on. Et tegelikult kindlasti niimoodi ei tasukski teha, võib-olla nagu paljud inimesed hakkasidki tegema, et oma sellises põhiarvutisse siis kohe midagi sellist paigaldama, mille paigaldusest nad tegelikult üldse aru ei saa, mis toimus ja kuhu see võib välja viia. Ja võib-olla räägime sellest, et miks seda mitte teha, sest selle Claudeboti või siis selle OpenClaw mõte on see, et ta saab ligi sinu isiklikele kontodele, sa annad ligipääsu ja siis ta saab hallata, olla sinu isiklik assistent või abiline
aga kuna tegu on vabavaralise sellise koodikogumiga, siis keegi ei ole seda kontrollinud, kui palju on seal turvaauke, mida ta su andmetega teeb, kes veel sinna ligi saab, milliste teiste agentidega ta suhtleb. Mis viib muide selle siis nii-öelda järgmise teema arenguni oligi, mille nimi on Moltbook, mis kõlab nagu Facebook, aga on siis selline sõna otseses mõttes Redditi taoline veebileht, kus need agendid käivad rääkimas, genereerivad siis teksti ja loevad teiste agentide genereeritud teksti ja vahetavad seal mõtteid, et see tundub kõik väga sürreaalne, mis ma räägin ja vahepeal on nagu raske uskuda, et äkki keegi teeb minu kulul väga kõva nalja. Aga ometi ei, inimesed jagavad neid näiteid, et see ongi nii, kus siis nende isiklike asjade, päevakava, kontode haldamiseks üles seatud agendid jagavad üksteisele õpetusi ja tarkusi selles AI sotsiaalvõrgustikus, mille nimi on Moltbook. Väga-väga veider. See on nüüd selline lühidalt tõesti kokku võtta seda, aga kui sinna nagu natukene sisse vaadata, siis muidugi tundub, et kogu see projekt on üks suur näide sellest, mis saaks küll halvasti minna. Sest et tegelikult sai see alguse niimoodi, et ka see tegija muide ise tunnistas seda mõnevõrra isegi sellise uhkuse noodiga, ütles, et selle keskkonna loomiseks ta ise ei kirjutanud ühtki rida koodi, et ta lasi kogu koodi kirjutada AI-l. Ja kui nüüd inimesed sinna oma agente siis ühendasid, siis tegelikult sisuliselt puudus igasugune turvakontroll, kes ja mida teeb ja teadupärast keelemudelitega suhtlemisel, kui see ei ole sul päris lokaalne keelemudel, sa kasutad seda API liidese nagu koodi või sellist, ma ütlen, parool on vale sõna, aga seda unikaalset identifikaatorit, millega sinna juurde saada. Ja siis üsna pea varsti selle avaldamist selgus, et kõik need API võtmed on täiesti vabalt kõigile nähtavad, kes vähegi sinna sisse suvatseb vaadata ja asjadest midagi teab. Ja siis ei möödunud seal põhimõtteliselt tundegi, aga rääkimata päevadest, kui juba ilmusid sinna igasugused turundusskeemid ja muud kavalad õngitsusvõtted, rääkimata sellest, et tegelikult sihuke keelemudelil põhinev agent on ka täiesti mitte immuunne selle niinimetatud injection prompti eest või et tegelikult ega agent ei saa aru, kas parajasti omanik ütleb talle, kuule, et võta mu pangakaardilt see ja kanna teise kohta üle või ütleb seda hoopis mingi teine pahatahtlik inimene või ütleb seda mingisugune agent, siis ta lihtsalt arvab, et mulle nii öeldi ja tasub nüüd nii teha. Et see asi läks nagu meeletuks tohuvabohuks ja ka selle tõttu pandi vahepeal juba kinni. Tõsi, nüüd see seisuga on siis väidetavalt ikkagi niisugused suuremad augud ära lapitud, aga teine ja kolmas kummaline anomaali oli see, et neid agente siis nii-öelda tekkis sinna ka päevadega mingeid miljoneid. Aga siis ikkagi selgus, et tegelikult on seal hoopis inimesed, kes jooksutavad mingeid skripte ja põhimõtteliselt on võimelised sinna ise sisestama tuhandeid agente siis nii-öelda, kes tegelikult ei ole üldse agendid, vaid kus taga on ikkagi inimesed, kes siis neid nii-öelda suunavad siis midagi tegema või annavad neile mingeid juhiseid või siis lausa kirjutavad päris ise. Sest et see nagu ideena tundus nagu üliäge ja ta muutuski selliseks, et täitsa tõsiselt võetavad inimesed, kui me ikkagi Elon Muski liigitame ka tõsiselt võetavate inimeste hulka, jõudsid juba postitada sotsiaalmeedias, kuidas nüüd on see teadvuslik tehisintellekt juba tekkimas ja me näeme juba mingeid algeid, kuidas botid oma keelt välja mõtlevad ja juba teevad mingeid oma plaane. Aga tegelikult selgus, et ikkagi päris see nii ei ole, et see oli lihtsalt üks keelemudelite tohuvapohu, kus taga paistsid ka enamike inimeste kõrvad ja lihtsalt see on kõik üks selline virvarr, mida on tegelikult nagu tore vaadata ja mõelda siis sinna juurde mingisuguseid Terminaatori-laadseid ulmefilmi stsenaariumeid. Aga kahjuks see reaalsus pole üldse selline. Ei ütleme selle, mis on siin suur uudis kogu selle Claude ja OpenClaw nende asjade taga on see, et tarkvara tegemine on nüüd väga muutunud ja inimesed ei pea enam programmeerija olema, et midagi kirjutada ja seal sünnitab ka väga põnevaid selliseid eksperimente. Seda küll, sest ega siis see, kui sa täna võtad erinevad keelemudelid või isegi sama keelemudeli erinevad instantsid
paned iseendaga rääkima, siis piltlikult sa võid võtta popcorni ja mitmeliitrise Coca-Cola kõrvale ja on sul õhtu sisustatud. Sest see ongi väga lõbus ja tegelikult üks nendest suhtlusplatvormidest, mille nimi mulle praegu esimesena meenub, selle nimi on Kindroid, kes pakkus selliseid virtuaalseid kaaslasi. Nendel ka juba päris ammu tuli sinna võimalus lisada mitmeid kaaslasi ja ka nende kaaslastega omakorda suhelda teiste kaaslastega, ehk sisuliselt nad tegid nagu väiksemas skaalas enam-vähem sama asja, et seal oli ka sotsiaalvõrgustik, mis küll baseerus nagu siis selle keskkonna sees. Aga see tähendas seda, et sa võisid ühesõnaga luua ka omale näiteks 4, 5, 6, 7, mis iganes erineva persooniga sellist kaaslast ja lasta nad mingis teatavas kontekstis, mille sa ise ka lõid kokku. Ja seda oli väga lõbus, ma isegi omal ajal proovisin mingeid eksperimente, et täpselt sa paned kinnisesse lifti mingisugune kirikuõpetaja, siis sihuke maailma vanima ameti esindaja, siis mingisuguse advokaadi ja veel kedagi ja siis vaatad, kuidas õhtul neil seal liftis läheb. Jah, aga huvitav on see, et nüüd nad tänu, et inimesed annavad nendele agentidele ligipääsu siis oma nii-öelda justkui füüsilist maailma esindavatele teenustele. Ja see on nagu teine aspekt hoopis. Olgu on ju seal e-mailid, WhatsApp, sõnumid, siis neil on palju rohkem sellist päris konteksti. Ja no see on täiesti teine aspekt, et agendina loomulikult see iseenesest ju näitab, et tulevik võiks ju seal olla, aga ta peab tõesti olema nagu väga hästi, kas turvatud on õige sõna, aga jah, kontrolli all. Kontrollitud, jah. Et täna ikkagi kõik need keelemudelid, nad kipuvad hallutsineerima ja kui see sama agent, kellel on õigused siis täide saata sinu arvutis asju, juhtumisi kustutab ära mingid kataloogid, mis ta arvas, et ei ole vaja üldse ära kustutada või mida iganes ta teeb. Või siis keegi ütleb talle ülesandena mingi teine agent või inimene, et näe, palun tee seda. Tegelikult ikkagi me jõuame nagu lõpuks välja sinna küsimuse algusesse, et kas see keelemudelil põhinev selline AI, kas ta on ikka nii pädev aru saamaks, mida ta parajasti sellele päringule vastamiseks teeb. Et muide, ma näiteks küsisin Gemini käest, hea näide, suur keelemudel, peaks ju tänaseks olema juba väga hästi töötav ja enamasti ongi. Küsisin väga lihtsa küsimuse, et tee mulle palun lihtne ülevaade sellest Moltbotist, et ajajoon ja mis see on. Ja Gemini ütles mulle, et Moltbot, ma nüüd tsiteerin. Moltbot on Eestis arendatud autonoomne kullerrobot, mis on välja kasvanud Kristjan Maruste juhitud ettevõttest äikese ja tuule ökosüsteemiga ja disainitud põhjamaistesse oludesse, modulaarne ja nii edasi. Nii et selline lugu ja siis andis mulle arengu ajajoone ka, ütles, et aastal 2023 algas salajane arendustöö Go-moduli tiia all. Väga huvitav, see on tõesti uudis ausalt öeldes. Aga siis ma muidugi ütlesin talle, et kuule, et pea nüüd hoogu, et mis nüüd juhtus, et kas sul on tänased tabletid ikkagi nagu tarbitud ja siis ta ütles, et et nüüd läks küll natuke segamini, et ta lihtsalt pani kokku siin sõnad Bolt ja Starship ja Kristjan Maruste ja robot ja vaat siis tal läks kõik korraks segi, jah. Nii et see nagu näitabki, et see on küll hea näide selle kohta. See näitabki jah, et kui nüüd selline agent siis parajasti sinu toimetustega asjatab, siis sul ikka võivad päevad muutuda õhtutest rääkimata väga lõbusaks. Jaa, nii et usalda, aga kontrolli, ütleme sõnad peale. Lähme siis järgmise teema juurde, vahetame nii-öelda käiku ja tuleme laiast virtuaalsest maailmast füüsilimasse Eestisse. Üks uudis ilmus, väga mõtlema panev teade, eriti nendele, kes kuulavad meid maapiirkondadest ja istuvad seal ilusa fiiberoptilise kaabli otsas. Nimelt on hinnatõus internetiühendusele, mida pakub üks operaator Elisa nendele klientidele, kes kasutavad siis Enefiti poolt ehitatud juurdepääsuvõrku. Teatavasti Eesti riik toetas seda juba aastaid miljonitega, et maapiirkondades saaks inimesed endale kiire internetiühenduse. Tuuakse sulle koduni fiiberoptiline kaabel, aga siis sa pead valima teenusepakkuja, kellega siis igakuine internetiühendus saada. Nüüd on Elisa teatanud, et selle internetiühenduse hind, kui nüüd vaadata näiteks nende kodulehelt mõnda aadressi, mis asub selle Enefiti võrgu piirkonnas, siis on näha, et hind on, võtame näiteks 100 megabitisel ühendusel 25,99
millele lisandub Enefiti kehtestatud võrgutasu 12.40. ja see on tekitanud suure probleemi, et kas see on Elisa hinnatõus, kas see on peidetud hinna selline lisa või on see õiglane lahtikirjutus. Ja Elisa ütleb, et tegu on siis taristu omaniku võrgutasude peegeldamine, kuna Enefit on tõstnud hinda. Mis teie sellest arvate? No mulle jäi kõik jälle väga segaseks, võib-olla peaks ma kasutama mõne agendi abi, kes selle lahti selgitakse. Ei, ära kasuta, see sul ajab sukast häma. Et... Kas Elisa tõstis 12 euro võrra hinda või Elisa näitas arve peal, et see on eraldi rida, mis kulub teenustasuks? Kui sa lähed kodulehele, paned aadressi, tahad internetti mõnele maa aadressile, siis on seal hind on 25.99, millele lisandub 12.40. Aha, aga minu küsimuse sisu on see, et kas enne ei lisandunud või oli enne kogu hind 36 eurot lihtsalt? Enne ei lisandunud. Siin nagu segane on selle uudise juures see, et Enefit ütleb ju selle kohta, et tegelikult nemad ei ole midagi tõstnud, et nemad on kogu aeg täpselt samadel tingimustel seda nagu pakkunud ja Elisa ütleb omakorda, et nemad ka nagu midagi ei ole tõstnud, et nemad on lihtsalt muutnud hinna läbipaistvaks. Ja ütleme, kui sa niimoodi võtad lõppkliendi vaatest. Aga tegelikult ju hind tõusis. Jah, lõppkliendile tõusis, just meeles. Lõppkliendi vaatest on tegelikult väga lihtne. Lõppklienti peaks huvitama, millised on taristupakkuja ja operaator omavahelised suhted, millised on läbirääkimise seisud või kui palju üks teisele raha maksab. Et lõpptarve huvitab see üks hind, mis lõpuks arvele kajastub. Ja kui Elisa arvab, et võib tuua nagu ettekäändeks sellele, et tõsta nagu kõvasti hinda ja pakkuda seda sama teenust kolmandiku võrra kallimalt kui konkurent, sellepärast et nad lihtsalt ei taha seda kulu alla neelata, siis see on nende enda äririsk, eks ole, ja tarbijad saavad hääletada jalgadega. Ja no Enefit ise täiesti kindlalt väidab, et nemad ei ole hinda tõstnud, et tasud on kõikidele operaatoritele samad. Ja teistpidi Elisa ütleb, korrates ennast siis ka, et nemad ei ole midagi tõstnud, et nemad on hakanud seda hinda nüüd eraldi välja tooma, mis on võrgutasu. Et see ongi kõik üks väga segane asi. Ei, no tegelikult on siin väga täpselt kõik kirjas ja natukene räägitakse tüstisest kavalalt mööda, sest Elisa ütleb, et on tõstetud tasusid esmalt 30% ja 2 aastat hiljem veel 25%, süüdistas Elisa, mis viitab siis 3 viimasele aastale. Just. Ja Enefit ütleb, aga rõhutan, Enefit ütleb, et aastavahetusega me ei ole muutunud oma hindu. Ehk siis Enefit üldse ei eita, et nad on varem seda teinud, aga nüüd hiljuti ei ole. Mina jaurangi tegelikult nagu selle asjaga just, et Elisa väidab nagu, et nemad tegelikult ka nüüd selle konkreetselt siin stiilis eelmisel aastal või eelmisel nädalal versus nüüd ei tõstnud hinda, vaid tõid selle tasu eraldi välja, aga lihtsalt see hind on vaikselt kerinud sinna, kus ta on. Aga nüüd me näeme, et see tasu on siis 12.40 ja Enefit ütleb, et nemad pole praegu hinda tõstnud. Ehk siis kokkuvõttes me ei ole nagu olukorras, kus lihtsalt detsembris maksis nii palju ja jaanuaris maksis 12.40 rohkem. Ma tsiteerin, ma toon välja Elisa Jõesuu külas, Jõelähtme vallas, Enefiti võrgus, Elisa 100 megabitine. Lõpphind 38.39, Tele2 150 megabitine, lõpphind 25.99, Telia 100 megabitine, lõpphind 27.90. Nad kõik maksavad seda 12 eurot sellele Enefitile, aga teised neelavad selle alla oma siis nagu teenuse hinnas. Ja ilmselt on Elisel õigus, et aastate jooksul on seda hinda tõstetud, aga nüüd praegu otsustas Elisa teha sellise käigu, mis on lõppkliendi jaoks teeb lihtsalt Elisa valiku ebamõistlikuks. Et ma ei tea, ma võib-olla valin selle Elisa sellisel juhul, kui mul on mingid kuldsed käerauad, et ma pean võtma sealt ka mobiilside ja mingid telekanalid. Kas ma peaks tegema seda? See on hea küsimus ja muidugi Elisa kaitseks võib öelda seda, et näiteks viimasel nädalal ühelgi ööl ei kadunud internetiühendus ära. See on suur pluss. Et isegi ka päeval, et see kõik töötas ja muide Elisa saatis ka välja üsna võiduka pressiteate hiljuti, et ei kadunud internet ära. Ei kadunud internet ära, vaid et nende 5G võrk on täna Eesti kõige parem. Ehk et Ookla on siis teinud
kiiruseteste sadade, et mitte öelda tuhandete inimestega ja väidab seal, et siis Elisal on 336 megabitti sekundis ja Telial on mediaankiirus 242 ja Tele2-l 112 megabitti sekundis. nii et võib-olla sinna see raha läheb. aga mina eelistaks fiiberoptikat ja siin nagu tegelikult vist ei olegi midagi kommenteerida. kui sul on sama võrk, sa saad valida kas 39 euri, 26 euri või 28 euri. Seda küll, ei no ma lihtsalt ütlesin kas irooniaga või mitte, et võib-olla see, et küsida rohkem raha, siis Elisa seda investeerib kõrgemate mastide otsa, kust internet liigub siis kiiremini jälle telefonidesse, sest tõepoolest, et ega need numbrid, mis me siin 5G kohta räägime, peavad ju tõenäoliselt paika ja näitavad, et see on väga positiivne. Ei noh, see on väga positiivne. Ilma irooniata, sest et selle Enefiti võrgul on üks suur probleem. See ikkagi levib ainult piiratud kohtades. Et sa oled tubli inimene ja sinu külas on tublid inimesed, siis Enefit tuli su külla. Aga kui su külas on kedagi ei huvita, sina üksi tahad, ega Enefit sinul üksi seda ja tooma ei tule enam. Nii et see on nagu, seda ei saa igal pool. Ei no nii see on ja ega mis siis muud öelda, et tulebki valida siis parajasti selline teenusepakkuja, kes tundub kõige sümpaatsem, olgu ta siis odav, kallis või midagi kolmandat. Lähme siis saatega edasi ja värskenduseks võtame ühe tassikese espressot, mis annab meile energiat, annab sellise kofeiini annuse, mis teeb Eesti talve säravamaks, kõik värvid muutuvad eredamaks ja meil on selleks saates tegelikult külaline. Joonas Priit Sibul, kes on siis Digigeeniuse vastutav toimetaja. Tere Joonas Priit! No me kutsusime sind sellepärast siia, et sa oled, ma saan aru, joonud palju espressot, aga täpsemalt vist testinud erinevaid espresso masinaid. Kas on nii? Jah, nüüd on sellest natuke möödas. Mul on pulss läinud normaalsele tasemele tagasi, aga jah, ma olin siis vahepeal 6 espresso masinaga kodus ja proovisin neid. Ma võin kohe ette ka lugeda, et meil oli testis Philips Lattego 5500, Nivona Cafe Aromatica 790, Jura E8, Sorso Vivo V7, DeLonghi Magnifica Evo ja Siemens EQ6 Plus S300. Kas need masinad on kõik, ma võtan kohe nagu masinatel sarvist ja nendest torudest kinni, sest et aastat mingisugune 3 tagasi olin mina ka nendega vahekorras ja siis nad olid kõik seda tüüpi masinad, mis on nagu täisautomaatsed, eks ole. See tähendab seda, et sa paned siis ühte potsikusse kohvioad ja teise piima ja siis vajutad neid nuppe ja siis juhtubki see maagia. Jah, täpselt nii. Need on kõik samamoodi. Ehk et seal on siis kohviveski ka. No sa ütled, oota, ma segan korra vahele, aga mis see ikkagi olgu nüüd siis, et paned piima sinna ja Philipsi masina nimi oli Latte, et me ei räägi puhtalt espressost, mis on teatavasti väike must kange kohv, vaid ikkagi siis tuleb sealt piimakohvi ja latte ja muid piimakohvi jooke ka, jah? Jaa, me selle üle Meelisega arutasime, et ta ütles ikkagi, et espresso masin on see üldnimetaja neil. Aga jah, neil kõigil on piimasüsteem ka, mis toimib mõnevõrra erinevalt. 2 neist oli siuke eraldi selline piimakopsika kaasas ja ülejäänud siis võtavad, et sa paned ise mingi nõu kõrvale, kus on piim sees ja siis ta voolikuga imevad seda piimaselt endale süsteemi. Kas see tähendab, et saab teha ka espresso macchiatot? Jah, saab küll. Ma pead ei anna, et kõigiga neist, aga väga paljudega sai. Aga ühe korra, enne kui mul on päris küsimuseni jõuan, ma ikkagi tahan teada ka seda, et espresso on ju õige espresso on see, mis tuleb siukse, mitte lihtsalt kuum vesi läbi ubade, vaid sest suure rõhu all. Ja sellest ta saab oma kanguse, et need masinad siis on sellised, annavad barista mõõtu kangusega ja rõhuga kohvi teevad. Nad annavad kõik 15 atmosfääri rõhku välja arvatud Sorso, kus ma leidsin netist nagu teistsuguseid andmeid ka, et ta nagu justkui annaks 17, aga ma ei tea, ma ise ei saanud mõõta seda. Glenn oskab, ma arvan, täpsemalt öelda vahele, kui lähedal see on nendele päris barista masinatele. No ma absoluutselt ei ole nagu spetsialist, et me siin Joonasaga enne saadet just ka arutasime, et kes on suurem kohvi spetsialist. Mina teadupärast üldse kohvi ise ei joo, küll aga ma kuidagi neid masinaid omanel testisin. Ma loodan, et Joonas vähemalt võib-olla ise tarbib äkki kohvi rohkem, et siis on isegi mingil määral võib-olla sisulisem sissevaade, aga tõesti need rõhud on küll sellised asjad, et tol korral ka 15 jäi mulle ka selle numbrina meelde, seda nad ütlesid. Aga mul ei olnud mingisuguseid baromeetreid küll käepärast, mida sinna masinate külge kruvida, et seda muuta, sest et ütleme nii, et kui me jõuame selle võrdluse lõppu, see on ikkagi nagu kohvi maitse,
siis see on ikka vist üks väga vaieldav asi, sest ega noh, ma ikkagi, olgu sellest, ma kohvi nagu igapäevaselt ei tarbi, ma ikkagi proovisin kohvi natukene vähemalt maitsta, et aru saada, mis seal juhtub. Aga olgem ausad, et neid komponente on seal nagu mustmiljon, et see on nagu sihuke, noh, ma ei teagi, kui paralleeli tõmmata mingisugune veinimaailm või näed, et mingid eelniisutusajad ja siis veetemperatuurid ja siis jahvatusaste ja noh, rääkimata kohvisortidest ja siis võib-olla see rõhk veel ka ja need komponente on nagu metsikud, et võib-olla isegi olulisem oleks sellise noh, kui sa ei ole selline, kuidas ma ütlen, kohvimaailma meister, siis võib-olla olulisem on niisugune igapäevakasutus või et ma pigem võib-olla jätaks selle küsimuse rõhuasetuse sinna, et kuidas sulle nagu niimoodi tundus lihtsalt nendega koos olla, noh seal neid puhastada või kasutada või nuppe vajutada või kasutusliidesed või suurused, et mingid aspektid, mis sulle tundusid kõige olulisemad, võib-olla jätamegi selle kohvi mõrususe nagu siis praegu hetkel nagu teisele kohale. Ja tõesti, asi on maitses, et kui ma ise siin proovisin ja umbes, no, eks ikka mingi nagu maitse-eelistus tekkis, et mis masina kohvi mulle sobis paremini. Aga näiteks kui tuli keegi külla ja tema, noh muidugi inimesed tavaliselt ei näe kellelgi kodus, et tal on 5 või 6 kohvimasinat lihtsalt reas köögikapi peal, siis ta tahab ka proovida. Ja siis ma sain suht ruttu aru, et nagu maitsed on täiesti erinevad, et see, mis mulle maitses, võib-olla kellegi teise arust on, noh ta tahab hoopis midagi muud. Ehk siis seal testis ka nagu, noh see hindamisele ei läinud, et mis masin teeb paremat kohvi. Küll aga oligi mugavuse osas ja ma lisaks, et ka see on subjektiivne, sest et meil oli ka testis see sama masin, Glen, mille sina panid, noh, siin 2 või 3 aastat tagasi võitjaks, aga näiteks mina panin... Ma ei mäleta muide, aga väga tore. Ja oli, aga mina panin teisele kohale selle, sest ma lihtsalt, näiteks mu jaoks seda Nivonat oli nagu keerulisem kasutada see ühe nupuga. Ja samas Philipsit oli nagu loogiline kasutada. Sorsol oli üldse omamoodi, et tal oli selline nagu elektrooniline pildiraam on tal sisuliselt, tal on nagu iPad seal ees, 7-tolline suur ekraan, kus saad kõiki siis parameetreid muuta ja jooke tellida ja samal ajal, kui sa masinat ei kasuta, siis ta muutubki nagu pildiraamiks. Et saad sinna ise oma pilte laadida ja panna ja seda noh, suht huvitav nägi välja köögis. Aga jah, seal ülipalju sõltubki sellest, et mis kellegi jaoks on lihtne kasutada. Et näiteks kõige odavam masin oli meil DeLonghi, see Magnifica Evo ja too meeldis mulle kõige vähem, sest et tal ei olnud ekraani. Mulle ka praegu meenub, kui sa seda ütled, et kas see oli just DeLonghi või mingi masin ka oli aastaid tagasi, kus ei olnud ekraani ja kus ma ikkagi ütlesin kogu 4-tähelisi sõnu ja otsisin kasutusjuhendit, sest ma ei saanud nagu aru, mida need tulukesed seal näitavad ja mida ta parajasti mulle teha plaanib. Jah, täpselt ja vähe sellest veel, et umbes ühest sümbolist ei saa aru, et seal võib olla ka siuke sümbolite kombinatsioon, mis siis 2 asja tähendavad nagu ühte. Ja see oli nagu, noh, see oli üliraske, et ma pidin ka juhendit lappama või siis netist otsima või YouTube'i videosid vaatama, et kuidas seal mida teha. Ja siis, noh, ma ütleks, et see on ka nagu mõttetu sellist masinat osta, sest kui 100 eurot panna juurde, siis saab selle sama aparaadi, mis on ekraaniga ja mida on oluliselt lihtsam kasutada. Ja et noh, isegi kui ise õpid ära, et kuidas, mis tulukesed, mida tähendab, siis varem või hiljem tuleb keegi külla, kes tahab ka kohvi teha ja ta kasutab seda ja ta ei saa sellest aru ja siis on vaja teda õpetada ja nii edasi. No sa panid nüüd esimeseks, ütlesid Philipsi, kui ma nüüd ei eksi, eks ole? Jah. Et no kuidagi võtta kokku 2,5 lausega, miks siis Philips kõige ägedam oli? Hästi palju jooke, mida sai tellida ja oli mulle kasutuse mõttes loogiline ja ma ütleks siis niimoodi, et ma kritiseeriks ainult seda, et see piimatops käis kuidagi mitmest osast kokku. Ja ühe korra, kui ma seda täitsin, siis mul jooksis piim köögi põrandale ja teisel korral see nagu kukkus mul see gaas maha. Et ma kartsin, ma tegin katki selle ja see on mu ainus kriitika. Muus osas see masin oli nagu meeldiv kasutada. Ta oli, kui ma õigesti mäletan, ta oli suhteliselt kompaktne ka, kuigi neil suuruses väga suurt erinevust ei olnud. Aga selline puhastuspool, ma mäletan, see oli ka kuidagi neil erinevad. Osadel sai võtta seda, mis selle nimi on, see on see keedukamber või see koht, kus see kohvi siis moondub joogiks ja aur läbi käib, et seda välja võtta ja nagu algosadeks võtta ja täpselt samamoodi see piimanõude puhastamine ja kas seal oli ka sul mingeid märgatavaid erisusi? Ma ausalt öeldes ise ei tundnud, et iga päeva, et kui mul on üks masin nüüd kodus, et ma tunneks tohutut erinevust seal ja lihtsalt nad tegelikult puhastasid suht hästi ennast ja piimanõud näiteks võis panna nõudepesumasinasse, mis oli tore. See oli Jura masin, kui ma ei eksi.
vist minu testis oli jura küll, ma arvan praegu, mida ei saanud väga lahti lammutada, ehk seal pidi nagu piirduma selle tema enda pesutsükliga, kui sa tahtsid seda keetmis- või kuumutamisosakonda puhtaks saada, et teiste puhul sai ka selle kuidagi lahti võtta. Ja seal, kui mina omal ajal veel veidi tegelesin nende masinate müügiga aastaid tagasi, siis seal oli selline filosoofiline arusaamade erinevus tootjate puhul, et kes ütlesid et loomulikult peab see süsteem välja käima, sa pead seda saama pesta ja vahetada, teised ütlesid selleks ei ole mingit põhjust, et miks peaks inimese asjaga vaeva nägema. Ja see oli nagu selline filosoofiline erinevus, samamoodi on filosoofiline erinevus selle vahel, et kas kohviveski peab olema keraamiline või roostevast terasest ja ühed tootjad ütlevad, et üks on parem, teised teine parem, aga tavakasutajale reeglina ei ole suurt vahet, kus sa just ei ole nagu meeletu kohvifänn. Aga üldiselt sellised erinevused on, mis nagu tegelikult lõpptulemusel nagu väga ei mõjuta seda kogemust. Aga võib-olla on just niimoodi, et sul on need keraamilise veskiga joojad ja siis sa annad neile terasveskiga masinast kohvi ja mõtled, et midagi on valesti. Sa ei saagi aru, mis seal sees on valesti, et need koolkonnad on äkki. Osad keraamilise veski fännid ütlevad, et roostuvaba teras läheb liiga kuumuks ja kõrvetab kohvi ära, eks ole, aga samas jällegi roostuvaba terase veski tootjad ütlevad jälle midagi muud, nii et ma ütlen, seal on nagu selliseid nüansse, et ilmselt on inimesi, kes sellest vahest aru saavad ja kes seda selle põhjal eelistavad, aga ma arvan, et enamus inimesi tegelikult seda suurt vahet ei näe. No kuidas oli heliga lood, kas nad põrisesid ka kõik samamoodi või? Jah, mõni oli vaiksem, mõni valjum, aga ma ütleks üldiselt, et suurt vahet ei olnud, et selles mõttes ta ikka nagu teeb lärmi. Et see masin ei ole, et see võib-olla rikkus ka natuke seda, nagu reklaamklippides on näha, et lähed hommikul kööki ja vajutad nuppu ja siis kõik on siuke vaikne ja mõnus, siis tegelikult on see, et sa paned selle masina tööle ja see ikka pläriseb päris kõvasti. Et äratab üles. Kas see ei ole nagu natukene selline sama efekt, et miks pannakse elektriautodele neid sisepõlemisauto helisid, et et mõnes mõttes annab selle õige eheda värgi, et kui ta ei tee mürinat, siis see on nagu ei ole õige masin. Ma näen siin juba tootearendust, et võiks teha sellise ettevõtte, kes teeb neid. Just. Kes teeks selliseid nutikohvitasse, vaata, kus sa ajad nagu vee keema, on ju, ja siis sa paned kohvi sinna põhja ja siis kui sa valad keeva vee kohvi peale, see tass hakkab põrisema. Aga tegelikult ütleme pool naljaga jätkates, aga pool tõsiselt, sisuliselt need masinad on valmis, on ju, et kui ma saan Glen sa paar aastat tagasi neid testisid, ma ei tea, AI ja buum õnneks ei ole jõudnud veel espresso masinates, et seal on nupp AI, mis teeb sulle midagi oma tarkusega. Ma vist ei koperdanud ühegi AI asja otsa selles testis, mis oli värskendav. See muidugi on tegelikult väga kohane küsimus, milleni ma tahtsin ka just jõuda, et mis on muutunud huvitav selle ajaga. Rohkem on minu arust äppe ja selliseid nutiasju, mida tegelikult väga vaja ei oleks. No see oli sama, mis enne juba, aga äpid on kohvimasinatel, mis olid täiesti mõttetud või ma isiklikult ei leidnud mingit vajadust neil. Ja näiteks Jura puhul, mis maksab 1200 €, siis tuleb see netijubin veel juurde osta 50 € eest. Aga ma tuleks selle juurde korra tagasi, et kui te ütlesite, et need masinad on valmis, siis tegelikult mul üks kriitika tuli ja muidugi see tuli pärast seda, kui see test oli trükis juba, mis tegelikult minu arust on päris oluline. Et käisin sõbra töö juures ja tal oli natuke suurem masin kui need, mis mul testis olid, et veidi suurem. Ja tal oli niimoodi, et see oli ühendatud veevärki ja see äravoolu nagu vesi või see pesuvesi jooksis otse kanalisatsiooni. Ja see on üks asi tegelikult, millest ma puudust tundsin, et kui mul on kodus külmkapp, mis maksab tegelikult vähem kui need kõige kallimad masinad siin ja see on ühendatud otse veevärki, et siis miks need kohvimasinad ei võiks ka olla? Et see on küll täisautomaatne masin, aga lõpuks omanik ikkagi on teenindaja sellel, et annab talle vett ja piima ja võtab sealt kogu selle jääkaine ära. Kui sa seda mainisid, praegu on seal suur hinnavahe ka või kui see täisautomaatne masin, ma mõtlengi suurused paigaldavus versus siis need, mida sa hetkel testisid, kas sa vaatasid ka selle pilguga? Et mis saab veevärki ühendada? Jah, et kas ta läheb kohe klassi võrra kallimaks ja suuremaks? Minu teada küll, sest ma ei leidnudki neid väga ja kui ma küsisin 2 aastat tagasi Euronixist, siis see kohvispetsialist ütles seal mulle, et vesi läheb halvaks, et sellepärast ei ole, aga see on nagu imelik analoogia, sest külmkapile läheb ka vesi sisse ja ta ei lähe halvaks.
ja kui sul on ju veevärk ühendatud, siis ta saab automaatselt värske vee ju veevärgist ja vee välja lasta. Ja see toru on imepeenike külmkapil, et ma ütleks, et seal on alati värske vesi. Aga pigem on küsimus selles, et need veevärki ühendatud seadmed on vist ennekõike need nii-öelda siis kontoriseadmed, mille läbisõit võib olla päevas 100 tassi. Et kui need kodused masinad. No eks sul tuleb ka see aspekt natukene mängu, et ilmselt ka nendel masinatel nüüd ja ka omal ajal olid need niivõrd kuivõrd mingid veefiltrid. Aga mina kasutasin, mul on selline osmoos veefiltri masinake, kust ma tegelikult üldse vett võtan, aga ilmselt see on täitsa eraldi teema ka, et kas need masinad ja kui palju need filtreerivad, et kui sul on otse veevärki ühendatud masin, siis ilmselt tekiks ka küsimus, et kas seal on siis veel midagi vahel, mis seda vett kuidagi puhastab, sest teadupärast on meie eestimaine vesi kohati väga katlakivine ja igasuguseid asju täis, et ega need kuumutuselementidele see otse veevärgi vesi väga hästi tegelikult vist ei mõju. Ei oska üldistada, aga ma tean lihtsalt, et mu külmikul on üks filter vahel veel omakorda, mida siis peab vahetama iga mingi poole aasta tagant vist umbes. Aga mulle tundub, et see vist pigem on minu probleem rohkem kui et veevärk ei ole ühendatud. Võtame siis äkki kokku veel korraks nende masinate kaupa, et Philipsi sa tõid nagu esile ja kõik oli seal hästi, ainult piimanõu läks mitmeks tükiks, kui see sealt parajasti käest maha kukkus, et mis oli teine, kolmas ja mis oli võib-olla viimane, kui sa nagu ette vuristaksid äkki, et mis nende masinate puhul siis oli hea või halb niimoodi mudelite kaupa? Nivona puhul ma ütleks, et lihtsalt kõik oli hea. Ta on väga kitsas masin, ehk siis ta mahub kööki päris hästi, et töö tasapinna peal, nad on küll sügavad, aga kui ta on kitsas, siis sul jääb tegelikult tänapäeva väiksed köögid, et jääb nagu rohkem ruumi. Et seal lihtsalt kõik oli hea, sai teise koha, sest et minu jaoks see navigeerimine oli keeruline natuke. Sinult sai esimese koha. Kas seal oli see ühe nupuga masin oli nii vool, keerad nagu rullikut ja siis ekraani peal asjad hüppavad üles alla? Philips oli puutetundlik, eks ole? Philips ei olnud puutetundlik. Philips oli puutetundlike nuppudega, mis siis läksid põlema, mida parasjagu kasutada sai. Kas Sorso või Jura said 3. ja 4. koha? Jura on nagu tuntud oma headuses, et ta lihtsalt toimib ja jällegi minu jaoks teda nagu oli suht loogiline kasutada. Aga see võib olla ka sellest, et lihtsalt mul on praeguse tööandja juures ja endise juures ja ka kus ma praktikal käisin, lihtsalt igal pool on Jura masinad olnud, et ma olen nagu mõnevõrra üles kasvanud nendega. No siis juba jäävad nagu mitte enam testi võitjad nüüd meil alles. Ja ma ütleks, Sorso sai ka jaatava hinnangu, et ta vist välismaal müüakse Mr. Coffee Machine'i nime all. Et Hiinast tuleb see masin ja siis Coffeesemu siin on oma brändiga müüb seda edasi. Et ka üllatas, väga raske masin oli. Ja see oligi siis suure puuteekraaniga, et Sorso oli nagu ainus, mis tegi siis midagi veel peale kohvimasinaks olemise. Et ta nagu... Siis ta on täitsa netti ühendatud, on selline a la siuke sul kodune multimeedia huub, et saad YouTube'i vaadata ja televisiooni ja... Mitte päris, võib-olla saab teistmoodi ka, aga pildid lähevad USB mälupulgaga sinna süsteemi. Aga Wi-Fi ühenduvus oli, äppidest mainisid, oli siis nagu lausa kõigil juba olemas või see on ikka mingi lisa? Ei, see on lisa ikka. Nivonal oli Wi-Fi olemas ja Jural siis oli vaja eraldi see pulk osta, aga ma ei ostnud seda. Ja siis on need, mis soovitust ei saanud, et oli see Delongi lihtsalt, mida oli keeruline navigeerida. Kohvi iseenesest tegi hästi. Ma lihtsalt maksaks 100 € rohkem, kui ma tahaks Delongit ja võtaks selle ekraaniga versiooni. Mis need hinnaklassid üldse on? Me sellest ei olegi rääkinud, et mis on kallis ja odav täna. See Delongi maksis 500, aga ta võib vahepeal olla ka soodukaga 400. Ja siis näiteks siin Nivona, Philips, need on seal 600-700 ja siis kallimatest olid Jura ja Sorso mõlemad on 1100 või 1200. Ja siis viimaseks ongi, mis ka paraku soovitust ei saanud, oli see Siemens EQ6. Ta maksab 700 ja lihtsalt ka minu jaoks nagu keeruline masin, mida navigeerida, et ma võtaks selle odavama Philipsi. Aga Siemensil oli üks huvitav funktsioon, mida ma ühelgi teisel ei leidnud. Et sellel sai siis nagu selle sisemuse veest tühjaks teha, nii-öelda külmumiskindel kaitse, ehk siis näiteks, ma ei tea, suvilas see võiks päris hea olla, et saab täiesti tühjaks selle masina teha. Kokkuvõtteks siis võib ju öelda, et kui maitse üle ei vaielda, et siis selles osas sa ütled, et nagu tegelikult vahet pole, et kui kellelegi meeldib seal Jura viimistlus või mingi välimus või läige rohkem ja teisele meeldib nupp ja puuteekraan,
et siis need on ikkagi nagu määravamad valikul kui see, mis maitsega kohvi sealt parajasti väljub või kohv on vist õige öelda, vabandust, õige keelsejad. tegelikult kas ei peaks olema niimoodi, et ikkagi kohvi ostes tuleks nüüd kõik masinad ette võtta ja igaühest võtta tass kohvi ja lõpuks on ju see maitse, mis loeb. Ma soovitaks ka kuskile kohvipoodi minna või näiteks Euronixisse või kuskile seal nii-öelda veeta aega nende masinatega proovida ja seal saab kohviga tellida endale ja siis valida selle järgi, sest see test rikkus mind ennast ka natuke ära, et ma tahan ise ka nüüd uut kohvimasinat, aga ma ei ole isegi suutnud tegelikult lõplikult välja valida, et mille ma siis ostan. Selge, igatahes ütleme Joonasele aitäh ja ma arvan, et kui mitte varem, siis 2 aasta pärast teeme järgmise kohvitesti ja ootame, äkki siis on meie podcast ka nii kaugel, et saame juba saatega koos natuke lõhna saata oma kuulajatele. Igatahes aitäh Joonas sulle kohvi joomise eest ja mõllete jagamise eest. Ja meie lähme saatega edasi. Nii, aga lähme siis saate lõpuks veel ka vaatame korraks kirjakasti ette ja meil on tulnud erinevad korrespondentsi, mida ma mõnda tsiteerin lühemalt, mõnda ka kommenteerida. Näiteks eelmise saate vastukajaks, kus me kurtsime siis eksitavast reklaamist Google'is, kirjutas meile Martin tervitustega siitpoolt Polaarjoont. Me ei tea, mis pool see siinpool on, aga ilmselt siis mitte sama pool kui Eesti. Ja Martin kirjutab, et ta ise on samuti Facebookis sama teinud, et on reklaamide peale reageerinud, teavitanud, miks see on eksitavad, üliodavad hinnad, ei saa õiged olla, klikid lehelt satud ei kuhu, aga Facebook leiab, et kõik on okei. Nii et see on sarnane muster, kus need suured reklaamiteenuse pakkujad, nende huvi on ikkagi reklaami näidata, mitte seda kinni panna. See on väga kurb tegelikult ja ütlen ka selle eelmise saate jutu jätkuks, et ma nüüd näen neid erinevaid prille väga erinevate hindadega, mis kõik on väga soodsad oma Google'i uudiste foos. Iga minut. Google sai aru, et sulle lähevad korda need prillid. Jaa, Google sai aru, me räägime sellest pidevalt, ma vaatan neid pidevalt ja nüüd ta muudka neid pakub ja ma olen nüüd loobunud juba reportimast, äkki ma siis peaks veel seda tegema. Sa pead ostma, muud ei jää üle. Nii, aga siis ma võib-olla kommenteerin enne, Glenn, kui ma lasen sinul vastata ühele küsimusele, siis Janno kirjutas meile pika kirja, väga huvitava tagasisidega, aitäh sulle Janno. Ta küsib, et kui palju te hoiate peale erinevatel startupidel, ikka hoiame, aga ei jõua kõigil. Janno vahendab meile, et teda väga köidab startup nimega Ikko Mind One Pro, mis on siis välja töötamas ei vähem ega rohkem kui Androidil töötavat telefoni, mis ei ole mitte tavaline telefon, vaid AI telefon ja mis peaks pakkuma siis globaalselt AI mudelite töötamiseks lausa tasuta võrguühendust. Et väga huvitav väärtuspakkumine ja kas see startup kuidagi jõub tootmisesse. Hoiame silma peale, aitäh Janno jagamast. No meil on ka pikemalt kirjutanud, ma olen Richard, kes on meile... Tead, Richard kirjutas meile pikalt selle kohta, kuidas pettuseid põkastada ja tal oli, mul tõin välja siit paar mõtet Richardilt, tal on väga siuksed ideed, mis turvalisust edendavad ja nagu ta ise ütleb ka, et see ebamugavust tõstab ilmselt ka, aga äkki võiks kaaluda näiteks, et miks lubada teha Smart ID kontost erinevatesse seadmetesse, see on ju turvanõrkus. Miks on niimoodi, et sama konto kehtib pangas nii ärikliendile kui erakliendile, jälle turvanõrkus. Sest kui erakliendi konto võetakse üle, miks sa saad ligi kohe ka ärikliendi andmetele. Et just, kas võiks olla piiratud, et telefonikõne ajal ei saaks samast arvutist mobiilipanka või netipanka siseneda? Tehniliselt teostada võib-olla keerulisemalt, aga mõte on see, et see pettuse ajal ei saaks siis sisse logida. See on nagu jällegi piirab nagu väga palju kasutust, kui sa tahad ja samal ajal midagi sellist teha, et mõnikord on kasutusvajadus selline, et sa tahad seda teha, eks ole. Ja samal ajal näiteks see esimene asi, et mitme seadme Smart ID konto omamine turvalisuse mõttes võib-olla mõistlik, aga väga-väga ebamugav. Mina, kes ma kasutan erinevaid seadmeid, siis mulle küll meeldib, kui on nagu niimoodi, ma võtan seadme, mul on see konto olemas, ma hakkame seda uuesti looma, kui ma nagu teise seadme tahtis võtan, eks ole. Ja see on asi, millega mina nagu ei tahaks väga nõus olla, kuigi ma saan aru, et turvalisuse kohast see võib-olla on mõistlik mõte, aga jah, eriti arvestades, kui keeruline on selle Smart ID konto tegemine, siis tegelikult see on väga-väga ebamugav inimesele, kellel on rohkem kui üks telefon näiteks.
nojah, ja siis Richard veel pakub välja viimasena, et lausa võiks ka vajadusel piirata, et panka saad siseneda ainult selle panga äpist, netipanga päris kinni keerata, et ainult äpipank jääks. Et jah, drastilised sammud, aga aitäh jagamast Richardile. Aga Glen, sulle on tulnud 2 kirja. No üks on pigem selline, mis võib-olla ka meile isegi natuke ka siis Meelisele, me oleme podcastide nivoodest rääkinud, kirjutab meile Aavo, et pakub siis ka ühte äppi välja, kus valjuse muutmine oli teemaks. Sest tõesti me mainisime, et Pocketcast siis on see võimalus nagu audio boost võtta, lülitada sisse, mis siis muudkui aga boostib. Aga audio boost on meie katsetes kippus kõike valimatult boostima, isegi neid asju, mida nii väga boostida polnud vaja. Aga Aavo pakub sellist avatud lähtekoodika äppi, mille nimi on AntennaPod. Ja ütleb, et AntennaPodil siis saab ka panna igal saatel nagu eraldi nivoo. See on ju päris hea. See on tegelikult päris kasulik, et kes töötleb niimoodi, kes naamoodi oma heli. Jah, et see ei ole siis selline auto level või mingisugune boost või langetamine, aga ma saan aru niimoodi, et sa siis saadki määrata, et näiteks, ma ei tea, sul on mingi kanal, mingi saade, sa tead, et see on sul hästi vali, siis sa paned seal kohe mingi -1 või 2 või midagi sellist ja teisele paned siis +1 või 2, et sa saad nagu ise oma kõrva järgi neid tasandada või ütlustada. Selle nimi on AntennaPod. Ei ole seda ise meie proovinud, selles mõttes ei saa võtta nüüd soovituse eest vastutust, aga kui teil on see huvi ja tahtmine, siis minge uurige. Aga Aavo kirjutab siis meile veel, ütleb, et ta natuke viriseks ka, et ütleb, et saate lõpus on nüüd mingid muusikalised etteasted tekkinud ja tõepoolest mina olen nende etteastete eest vastutav, sest et ma olen viimasel ajal ka mõelnud, et hoiaks nagu rohkem sellel AI muusikageneratsioonil kätt sellises soojemas kohas ja sellega seoses ma olengi tegelikult siis digisaate kõllist inspireerituna AI-l proovinud erinevaid muusikapalu teha, natuke neid ise võib-olla torkinud veel mingite teiste AI teenustega. Et ma nagu olen siis proovinud aru saada, milleks see muusikaline AI on võimeline ja ma olen neid katsetusi ka sinna digisaate lõppudesse nüüd hakanud panema. Ja Aavo mure on nüüd selles tegelikult, et mitte, et ta oleks nüüd muusikavihkaja, aga nimelt talle meeldib väga meie saadet kuulata ja siis, kui meie saade läbi saab, tahaks ta kohe kuulata järgmist saadet, et tema ei taha muusikat kuulata. Ja kuna tal nagu on käed kinni kogu aeg, ma saan sellest kirjast aru, siis talle meeldiks, kui nüüd see järgmine saade hakkab kohe niimoodi ropsti mängima, ilma et vahepeal mängiks muusika. Aga kuna ta kätega ei taha telefoni katsuda mingil põhjusel, siis on nüüd lugu keeruline. Ja ma saan aru, et tal on kuidagi võimalik sealt lõpust lõigata selle oma AntennaPodiga või millegagi ka ära see muusika osa, aga kuna need lood on kuritahtlikult erineva pikkusega, on tal nüüd probleem, et ta ei saa nüüd kuidagi aru, millal meie saade siis nüüd päriselt läbi saab, et järgmine saade algaks. Aga ma nüüd ütleks vastuseks sellele probleemile, et meil tuli ka üks teine kiri ja mulle ka personaalselt veel kirjutas postkasti veel üks kuulaja, et Kaido küsis meie käest, et ütles, et talle väga meeldivad, et saate lõpus on muusika ja küsis hoopis, et kas mina tean sellest muusikast midagi, et kas see on minu tehtud ja millega ma olen seda teinud. Ja samamoodi ka üks teine inimene küsis minu käest ka umbes samu küsimusi nagu Kaido ja ütles, et oi kui äge, et ta tahaks lausa neid lugusid eraldi kuulata, et küsis, et kas need lood on kusagil eraldi mingist teenusest alla laetavad, et ta ei taha üldse neid ainult saate lõppudest kuulata, et ta tahaks neid eraldi kuulata. Täna nad ei ole eraldi kahjuks kuskilt kuulatavad, aga mine sa tea, et võib-olla siis, kui neid tõesti rohkem tekib ja Aavo meile nüüd rohkem ei kirjuta, et siis nad on seal lõppudes ja ma panen nad millalgi ka eraldi. Aga see Kaido küsimus oli jah selline, et ta küsis, et millega ma neid teinud ja just Sunot mainis seal ka. Jah, nad on suures osas tehtud Sunoga, aga ma olen kasutanud seal ka tegelikult veel sellist asja nagu Lander Layers, mis on ka üks selline AI muusikaplatvorm nagu võib-olla rohkem tegijate jaoks ja samamoodi Splice, millel on ka nüüd AI generatsiooni võimalus. Et ma olen nagu ikkagi tegelikult Sunost võtnud neid lugusid ja siis neid natukene lammutanud ja lõiganud ja natukene mõnes kohas isegi ise juurde mänginud veel asju. Ja ma ei ole nagu päris ainult promptipõhiselt teinud. Et ma igal juhul kavatseks nende lugudega seal lõpus jätkata, olgugi, et Aavo peab siis nüüd käsi kasutama, et järgmist podcasti kuulata, sest et see areng on nagu täiesti ebareaalne.
ma saan sellest murest aru, sest et ma tean, ma ise ei ole sellist tüüpi kasutaja väga, aga ma tean inimesi, kes on väga aktiivsed sellist tüüpi podcast'i kasutajad, et nad panevad endale hunniku meeldivaid kuulamata osasid playlist'i ja siis järjest lasevad, eks ole, neid üks saab läbi, hakkab teine kohe mängima, et sellise asja puhul võib see nagu tüütu olla küll. Ma ütleks, et keerulisem on, kui on lugu saate alguses, et noh, näiteks siin on meil mõningaid saateid meie meediaruumis, kus on muusikapala on saate alguses ja siis on kuidagi nagu tüütum ja noh, on meil ka ju saateid ERR-i Vikerraadios, kus on muusikapalad mitte ainult alguses, vaid ka igal pool keskel ja neid on ka mõnes mõttes palju tüütum edasi kerida, kui seda ühte palakest seal lõpus. Igatahes aitäh kirjutamast kõigile, aitäh kuulamast tänast saadet. Ootame nädalaga jällegi teie tagasisidet ja siis oleme tagasi uute teemadega järgmine kord.